Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Nii lugesime laulude kogust 91, salm 15. See on saanud tõeks meie päästja Jeesuse elus, kes siin maa peal olles koges alaliselt taevas Isa saatmist ja nendele ühendus. Ja see võib teoks saada ka meie juures. Issand on nende juures, kes on kitsikuses, ta kuuleb appihüüdu ja vabastab inimese. See on hea sõnum meile täna ja ka tulevikuks. Laulame laulud Oma verega mind puhasta ja see on mu igatsus. Ja siis kuuleme alguse sõna ja palve.
Tere hommikut, armas kogudus! Ka minul on hea seista teie ees siin ja koos teiega siin ülistada ja kiita. Aga enne, kui see osadus edasi kestab, tahaksime olla ka alguspalvel ja algussõnaks ma loeksin psalmides 145, psalmid 15 kuni 21 ja me tõuseme. Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal. Sina avad oma käed ja täidad kõik, mis elab, hea meelega. Õige on Jehova kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes. Jehova on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad, ja ta kuuleb nende kisendamist ning aitab neid. Jehova hoiab kõiki, kes teda armastavad, ja hävitab kõik õelad. Jehova kiitus rääkigu mu suu ja kõik liha andku temale tänu pühale nimele ikka ja igavesti. Amen. Ja võtame kaasa ka palvesse sünnipäevalapsed, sünnipäevalaps on Eha Kopli, nädala sees on tal sünnipäev. Ja aastapäevad on Oleviste kogudus, kes tähistab oma 70. aastapäeva, Tallinna Vene Baptisti kogudus, Betania kogudus, kes tähistab 110. aastapäeva ja Tartu evangeeliumi linnakogudus. Ja eespalveks on meil Anne tervise eest, ta ei ole küll meie koguduse liige, aga me palume ikkagi ja palume ka pühapäevakooli õpetaja leidmise eest ja palume ka meie pastori eest, keda Jumal tahab meile anda. Ja toome palvesse ka meie eespalvekoguduse Selise ja me palvetame. Suur Jumal, me täname sind, et sa kuuled meid ja täidad meie palveid, kui me oleme sinuga üks. Sa armastad meid. Me täname sinu helduse eest ja armu eest, sinu hoole ja sinu kande eest. Me täname sind, et sa kuuled ka meie palved, nii häälega lausutud, ka südamest tuldud palved. Sa vastad meile. Ja me täname sind, et me võime seista sinu ees ja olla kindlad, sa kuuled meid. Me täname sind, et sinu arm on meie keskel. Jumal, aga me palume õnnistust ka aastapäevadele, nii Oleviste kogudus, kui Vene kogudus Betania, kui Tartu ja Eugene linnakogudus. Jumal, sa näed ka, et need kuulutavad sinu sõna ja aita see sõna võiks kesta
ja et see sõna on olnud siit saadik ja me täname, et nad on olnud valguseks ja ka teerajajaks ja seemne külvajaks. Me palume, et see jätkuks ja et mitmed sajad ja sajad võiksid tulla veel sinu juurde ja kogeda sinu armastust ja sinu armu. Aga Jumal, me täname, et sa oled ka palvete kuulja ja palvetele vastaja. Me palume Anne eest ja toome tema tervise sinu ette. Jeesus, sa ise tead, mis on tema mureks. Aga Jumal, me täname, et sinu vermete läbi on meile tervis tulnud. Ja sa tervendad, kui me usume ja sa vastad meie usu peale ja rohkemgi, kui me suudame uskuda. Ja me palume ka pühapäevakooli õpetaja eest, õpetajate eest nii palju, kui sa tahad meile neid anda. Et need võiks olla ja me järeltulevat põlve ka õpetada, anda seda seemet, mis püsiks nende südametes ja mis kannaks neid kogu elu. Me palume ka koguse vanema eest. Jumal, sa ise näed ja tead ja sa ise määrad meile ette, keda sa tahad meile anda. Jumal, sinu tahe sündigu. Jumal, ja me palume ka aastapäeva kogu selle eespalve koguse eest, sellise eest. Jumal, aita, et me võiksime oma kohust täita ja paluda ja õnnistust talle paluda, et kõik võiks korda minna, mida nad ette võtavad ja seal võiks sinu sõna levida ja see sõna võiks levida ka meie keskel. Jumal, õnnista nüüd seda koosoleku, seda sõna, mis jagatakse, õnnista meid, kes me seda vastu võtame ja seda edasi kanname. Tänu Jeesus sulle kõige eest. Aamen. Aga ma ei lähe nii pea ära ka siit veel. Ma tahtsin veel seesama loetud kirjakoha eest 2 salmi toonitada, siis ma räägiks selle 2 salmi kohta. See on 18 ja 19. Jehova on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad ja ta kuuleb nende kisendimist ning aitab neid. Tahaks tuua väljavõtted oma elust nende sõnade põhjal, mida me lugesime. Oma töös tihti olen redeli peal ja kui kukub midagi alla, kui on see suur asi, siis me leiame seda kergesti. Kui on see väiksem asi, siis me peame tulema alla, mõnikord isegi alanduma, minema küürakile, neljakäpukile või mõnikord isegi põlvili, et seda leida. Kui see kruvi kukub killustiku unikusse, siis palju selle leidmise tõenäosus on, peale 5 või 10%. Aga ikkagi, siis mina olen ütelnud, Jumal, aita mind, et ma võiksin seda töö lõpetada, selle kruvi üles leida. Ja siit saadik on ta mind aidanud. Ja mõnikord on väiksed asjad on väga määravad, et sa saad oma töö lõpetada. Ja mul meenub kohe, kui ma seda kirja kohta lugesin oma elust, kui ma olin 8-aastane ja teadsin, et olin kuulnud, kuidas oma vanemad valusid ja usaldasid Jumalat igal ajal. Kui mingi probleem oli, siis nad palusid ja olid ka palju vastused. Ja siis mäletan, kui postiga läksime jalgpalli mängima ja see oli üle tee asulast eemal ja rohu sees ja mäletan, et isa usaldas mulle korteri võtme ja ütles, et hoia poeg, et see on korteri võti, saad iga kell siia sisse. No niigi läksime ja ega siis ma enam, kui oled mänguos, ega siis sa ei pane tähele, et kus võti sul taskus on või ole. Ja nii nõnda juhtuski, mängisime mängud ära ja lõpetasin mängu ära ja vaatan, võtit pole. Ütlesin poistele, aidake mind otsida. Käisime, poisid aitasid ühe ringi otsida, terve väljaku käidi läbi, läksid minema. Kõik ududesse, võõras mure. Mina käisin 2 korda seal küürakil selle platsi läbi ja ei ole võtit. Kuidas ma saan koju minna ilma võtmeta?
siis ma läksin sinna värava taha, kus mu müts lebas ja panin põlved maha ja panin pearohu sisse ja ütlesin, Jumal, sa näed mind, kui sa oled olemas, aita mul võti leida ja ma usun sinusse. Ja kui ma silmad tõstsin, võti lebas täpselt sinu silmade ees. Ma pühkisin pisarad ja läksin joostes kodu poole, võib-olla isegi hüpates. Aga siis unustan selle tänamise ära, aga Jumal piisas see minu südame hoiak, et ma tegin esimese sammu tema poole, et ma palusin teda. See on see õpetav sõna, et Jumala tundmine temaga koos käimine. Ja selle saadik hakkasime kogema iga päev, et Jumal vastab palvetele. Kuigi ma tookord ei olnud usklik, aga mina tuginesin vanemate palvetele ja need palved, mis mind kandsid. Ja kui ma kogesin Jumala armu ja uuesti sündi, siis mina sain iga päev tõeks selle, mis Jumal vastab. Või võtame veel ühe näite. Olles 14 aastat raamatupidaja, siis vanasti, tänapäeval on kerge raamatupidajana teha, et kõik on kompaktne ühes kohas, saad leiad need arvutis kiiresti üles, aga vanasti oli sedasi, et kui mina alustasin, oli need suured peaaegu A3 lehed, see on suured käibeandmikud, pearaamat, siis põhivara, käibevara, laoarvestus, kõik oli mööda lauda laiali ja siis sa pidid need koondarvesse kõik panema ja kokku liitma, nii vertikaalselt kui horisontaalselt kokku läheks. Ja ütleme, et kõik oli kerge, need väiksed numbrid, ükskord ma mäletan, kui ma ajasin 2 kopikat taga, ei leia. Tee, mis tahad, nagu see on tuule otsimine väljal. Ja siis otsin ja siis ma leidsin selle üles ja siis vaatan, kus see pastakas on. Pastakas kadunud, pastapliiats. Mida teha? Otsin ühtepidi, tõstan lehti, teistpidi, ei ole. Mingi hääl ütleb, et mina vaata laualt ka. Ja küll olgu, siis ma alandusin, panin põlved maha ja peaaegu põsk vastu seda põrandat ja vaatan, et ei ole. Ühelt poolt ja teiselt poolt ei ole. Peas ütles mõte, et mis sa ikka siit tühja otsid, et see on nii tühine asi, et Jumal ei kuule sind. Et tõstin pea üles, pea ära kõmdid vastu lauda. Ja siis natuke alandusin ja tõmbasin rahulikult põlv vastu seda laua jalga ja kõpsti pastakas kukkus kõrva tagant välja. Siis ma leidsin pastaka üles. Aga siis oli mul tänu meeles. Ja siis, kui ma seal laua all olin, siis ma valusin, et Jumal aita mind, et päev jõuab ja õhtu saabub, et ma tahaksin selle bilanssi kokku saada ja järgmine päev oli seal aastakonverents ja ma pidin seda ettekandmeid tegema. Ja siis ma jõudsingi enne 9 jõudsin ilusti koju. Ma sain selle bilanssi kokku. Ja see ongi sedasi, et Jumal tasub meile meie visaduse eest, aga häbi oli natukene, aga siiski olin rõõmus. Ja üks näide on, et me teame, et pea ja süda, et südamel on ka närvid, mis annavad impulsse peaajule. Aga tihti oma loogika, oma teooria suhtes me ei taha seda vastu võtta, et me võtame asja loogiliselt. Mina ka loogiline inimene, et numbrid huvitavad mind rohkem ja kui see teooria, ma tean, et see nii peab toimuma, aga mõnikord see südamäel ei taha kuidagi tulla. Ja me teame, et pea asub 2 korda kõrgemal kui süda. Ja kui mõnikord on sul ikka, pööningus on ikka ilusti kõrgel asub ja klaasitatud, kui pakett aken on ees, siis ei tule sealt midagi sisse. Sa teed ikka
oma nii, kui seal ülevalt on. Nagu öeldakse, et kui õige kapten asub kõrgel kapteni sillal, ta peab ikkagi kuulatama, kuidas madalal seal mootor töötab. Ja nõnda ka meie südame, me peame kuulatama, mis südam räägib meile. Ja me teame ka seda, et meie vanemad, algul me ei ole aru saanud, et kui me noored olime, et miks vanemad mõtlevad ja pabistavad meie eest ja nad ütlevad niimoodi, et et ma ei saa aru. Aga vanemad mõtlevad alati 2 sammu ette. Palju Jumal mõtleb? 10 või enam sammu ette. Jumal annab meile võimaluse. Kas me tahame seda teha või ei taha? Me oleme tihti lühinägelikud. On öeldud, et valik on inimesel, kas valid elu või surma. Piiblis on öeldud, et Jumala tahe on, et valiks elu. Aga me mõnikord ei tee seda. Me tahame oma tarkusest minna ja ei kuulata oma südame häält. Kokkuvõttes ma võiks võtta oma jutu kokku, et number 1, väikesed asjad on määravamad. Number 2, Jumal on õpetaja, Jumalaga, temaga koos käimine. Number 3, häbi, aga siiski rõõm. Number 4, kapteni silla ja mootori ruumi koostöö. Number 5, valik, elu või surm, vali elu. Palju õnnistusi teile. Amen. Igavesti
igavesti su nime kiidan ma, igavesti su nime kiidan ma. Tervist ka minu poolt, armas kogudus ja kallid külalised, kes me oleme täna siin. Paluti ka mulle ütelda üks sõnum või tunnistus midagi ja tänu Jumalale oli aega ka valmistada midagi, sain aegsasti teada. Aga mida lähemale see päev alati jõuab, seda raskem on alati ka südames tunda, või seda õiget osa leida, mida jagada. Ja olen ka seotud ajaliku elu, töö ja murede ja asjadega ja näen, kuidas need asjad tegelikult väga võivad meid segada, igat ühte. Aga on hea, kui meil on ka kohustusi seista vahest inimeste ees, sest need ei lase meil mitte muutuda laisaks või hooletumaks, vaid vastupidi, tõstavad meid kõrgemale, rohkem distsiplineerivad ja annavad kohusetunnet, mida iganes, mis on vaja meile. Ja ma täna selleks mõtteks, mis ma jagan, ma võtan ühe lühikese teksti 2. Timoteuse kirjast, see on 2. peatükist ja siin ta ütleb 3. kuni 4. salmini, ma loen: kannata siis ühtlasi kurja kui Jeesuse Kristuse õilis sõdur, mitte ükski, kes on sõjateenistuses, ei anna ennast peatoiduse hankimise kimpu. Muidu ta ei saa olla sellele möölt mööda, kes ta on sõtta kutsunud. Ja loen ka 5. Ja kui keegi võitleb, ei saa ta võidupärga, kui ta ei võitle seaduse päraselt. Mida Paulus võrdleb, ja seda on ka toonitatud mõnes kohas usklike sportlastega, kes on kui jooksjad, kes jooksevad, et saada kaduvat pärga, aga eeskujuks seab, et me peaksime jooksma ja võidelda, et saada kadumatut pärga. Aga siin võitleb Paulus uskliku sõjamehega, kes ei ole mitte selline, kes annab ennast peatoiduse murede kimpu. Ja seda tasub meil ka alla toonitada, et mitte väga muretseda oma asjade pärast, et see sünditab uskmatust ja uskmatust toob ka Jumala viha teinekord meie peale. On teada ajaloos, et mõnedki sõjad on võidetud tänu palgasõduritele, aga kõige visamad ja ohtlikumat vastupanu, ükskõik mis vastasele on osutanud ikkagi need sõjaväede üksused, mis on kohusetunde ja vabatahtlikult läinud, mitte palga eest. Ja see on kokku selle mõttega, mida Jeesus ütles, kui ta ütleb, et ma olen hea karjane, sest hea karjane annab oma elu oma lammaste eest, aga palgaline, tema jätab karja maha, kui ta näeb hunti tulemas. Ja siin on mitmeid mõtteid, mida võiks tuua. Ja olen ka vaadanud ja kuulanud mõningaid tunnistusi ja asju, kuidas Jumal on kutsunud ja ka läkitanud inimesi. Ja on hea olnud, kui näha seda, kuidas inimesed on läinud sinna, kus ei ole Jumala riigi tööd, kus on täielik nullist üles ehitamine, kus on ka vaesus ja eneseohverdamist väga palju nõudev olukord, kus ei ole mingisugust palka ja asju ja kuidas vähehaaval on Jumal hakanud õnnistama. Ja täna võib ütelda, et nendes paikades on Jumala riigi töö. Ja samas olen näinud ka seda nähtust, kuidas paljud kiitlevad, kuidas on Jumala kutse ja Jumala läkitus ja asi ja millegipärast just sinna, kus ei ole üldse vaja eneseohverdust ega oma aja nii suurt, vaid ongi nagu palgatöö, mingite projektide kirjutamine, palju inimesi, hea võimalus ennast teostada. Aga tänu Jumalale, et Jumal teab igat ühte, igat olukorda. Et Jumal aidaku ka meid meie olukorras, kui me otsime omale pastorit, et meil on tõesti head võimalused
ja Jumal aidaku meid ka, kui me otsime ka pühapäevakooli tööd, et oleks neid inimesi ja õdesid, vendasi, kes ei ole niivõrd seotud selle peatoiduse muredega, vaid just nende tähtsate asjadega ja küll Jumal kannab hoolt meie eest, ta ei jäta kedagi hätta. Ma loen ka ühe mõtte, see Jaakub küll praeguse teemaga, aga sattus siin üks päev kätte ja see kõne puudutas mind, see on ühe saksa usutegelase Steinbergeri järele trükitud. Karl Leopold Marley on seda kunagi Välis-Eestist tõlkinud ja see on ka minu kätte sattunud ja siin ta räägib alandlikkusest ja sellest kui voorusest või mis ta õieti on. Ja siin ta ütleb, mis on õieti alandlikkus. Alandlikkus, see pole mõni voorus, vaid pinnas, millel kõik voorused arenevad. Ühelgi voorusel meie juures pole püsi, kui see pole alandlikkusest võrsunud. Sellepärast soovitab Jeesus neile, kes ta juurde tulevad, et nad üle kõige tema juures õpiksid ainult alandlikkust. Alandlikkus on see jõud, mis suudab ka teisi teenida. Johannese 13, kui Jeesus pesi jüngrite jalgu. Alandusel üksnes on jõud oma enese olemust kaotada. Alanduse teel kaotame meie ikka enam, et Jumal saaks olla kõik kõiges. Alandlikkus ei otsi iseenda au ega võta ka seda vastu, eriti veel siis, kui seda talle pakutakse. Ta tõrjub tagasi kõik iseenda au avaldamised, nagu seda tegi kord kuulus Inglise missionär ühe piiskopi kiidukõnet kuuldes enese kohta. Ja selle järele ta ütles enda kohta, vaadake, siin seisab inimene, kes on oma ülekohtuga Jumala viha ära teeninud, kuid kes Jumala armu näha igatseb. Alandlikkus on nähtus, mis pigemini oma tegevusest vähem kõneleb, kui ta seda liialdab, et ei tekiks meeleolu, mis tema isiku kasuks tuleks. Jeesus Jairuse tütrekest üles äratades püüdis oma imetegu vähendada ega katsunud vastavat furoori saavutada imeteo puhul. Tõeline alandlikkus ei tea midagi iseendast, ka mitte seda, et ta on alandlik. Alandlikkus on jõud, mis iseenesest mitte midagi ei suuda. Ta võib alistuda ja oleneda. Ma ei või iseenesest mitte midagi, ütles Jeesus. Ja Johannese 10 ütleb ta, isa on suurem kui mina. Nii et oleme täna kuulnud neid ka mõtteid Jeesusest, kuidas ta annab armu alandlikele ja kuidas ta aitab meid, kui me loodame täiesti tema peale. Ja ma usun, et Jumal tahab ka meie kogudust õnnistada omal ajal ja omal viisil ja igat ühte meist, kui me loodame täiesti tema peale. Aamen. Olla su lähedal, ma
teateid. Kui Jumal lubab, siis võime tulla kolmapäeval kell 19 piiblitundi ja järgmisel pühapäeval kell 10 siin saalis evangeeliumi kuulutus. Kirjanduslauast võib jätkuvalt infolehte võtta ja on veel uus asi lisada, heliplaat, kus laulavad või ühendmeeskoor Allika ja Haapsalu koguduse vennad. Nii et seal on ka üks hinnalipik juures. Kas on tervitusi kellegagi saadetud? Võime tuua rahalise ohvri ja kohe tuleb meile ka laulja. Ja issand, me tõesti võime tänada, et meil on midagi, mida võime tagasi anda sulle ja et sa oled õnnistanud meid igat ühte omal viisil ja vajadusel teed seda ka tulevikus. Jumal, õnnista ka seda kokku pandud ohvrit ja seda kogudust ja Jumala riigi tööd siin paigas ja mujal ka. Jeesus, tänu sulle kõige hea eest. Aamen.
Meie elus on asju, mis on kasulikud, nagu head kombed ja ka tervislikud eluviisid, sellest on väga palju kasu. On asju, mis on kahjulikud, need on siis vastandid, halvad elukombed ja ebatervislikud eluviisid. Aga on asju, mille kohta me ei oska midagi väga lausuda. Ei paista nende headus välja ja ka kahjulikkus ei paista välja. Ja sageli on need üsna olulised asjad ja suured asjad. Ja nii nagu siin me kuulsime, vend rääkis, kuidas ta otsib asju ja nad on lähedal ja ei märka. Ja nii ka suured asjad meie elus võivad olla lähedal, mida ei märka. Ja see sõna, mida tahan jagada, võime siin panna pealkirja Päästja on kättesaadav. Ja loeme Rooma kirja 5. peatükist, salmid 5-9. Rooma 10, 5-9. Sest Mooses kirjutab õigusest, mis tuleb käsust, et inimene, kes seda täidab, elab sellest. Aga õigus, mis tuleb usust, ütleb nõnda, ära ütle oma südames, kes läheb üles taevasse, see on Kristust alla tooma, või kes läheb alla sügavusse, see on Kristust surnuist üles tooma. Vaid mis ta ütleb? Sõna on sinule ligidal, sinu suus ja sinu südames. See on ususõna, mida me kuulutame. Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnuist üles äratanud, siis sa saad õndsaks, ehk sind päästetakse. Päästja on ligidal ja kättesaadav. Viimane laul oligi olla su ligidal ja päästja on ligidal. Ja siin Jumala sõnas tuuakse välja, et ta oli juba enne Jeesuse Kristuse maailma tulekut ligidal. Apostel kasutab vana seaduse sõna ja näidata, nii nagu Moosese kaudu tulnud Jumala sõna ja pääste oli väga ligidal inimestele. Nii on ta ka Jeesuse läbi ja veel palju enam. Et me elame ikkagi jätkuvalt kuldsel ajastul. Maailma lõpuaeg on väga ilus aeg, sest päästja on veel lähemal kui enne lõpuaega. Kui juba enne maailma lõpuaega, enne viimseid päevi oli Jumal lähedal, mis rääkida veel sellest lõpuajal, kui ta on lausa meie lähedal. Ääretult lähedal. Vaatame 3 osa neid mõtteid. Esimene osa. Käsuseadus ei tee inimest õigeks. Sest Mooses kirjutab õigusest, mis tuleb käsust, et inimene, kes seda täidab, elab sellest. Ja apostel teadis seda väga hästi ka oma elu najal, et siiski see ei ole täielikult nõnda täidetav. Õiged põhimõtted, mida Jumala seadus ja ka käsuseadus meile annavad, on väga head ja nad on väga vajalikud. Nad tunduvad olevat abstraktsed, millest ei ole näiteks rahalist kasu, nii võib paista, ega ka sotsiaalset kasu. Aga õigete põhimõtete seisukohtade kasulikkus on palju suurem, kui seda saame mõõta rahas või seltskondliku suhtlemise ladususega. Meie käes on palju suuremad väärtused. Neid väärtusi me õpime tundma Jumala sõnast, ka mujalt, kus nad on leitavad ja nähtavad. Meie lõik siin Rooma kirjas on võetud 3. Moosese raamatust 18.5. Jah, pange tähele minu seadlusi ja minu kohtuseadusi
inimene, kes teeb nende järgi, elab nende varal. Mina olen Jehova. Jumal on oma sõna taga, oma tunnistuste taga, nende väärtuste taga, tema on nende taga. Ja need toimivad. Seaduse järgne elu, ma mõtlen siin Jumala seaduse järgne elu, see on ideaalne elu. Kui meie tahame elada ideaalselt, tahame, et meie lapsed ja lapselapsed elavad ideaalselt, siis on üks ainus võimalik moodus selleks elada Jumala seaduste kohaselt. Ja kuidas me võiksime siis seda ideaalset elu kirjeldada? Inimene südamest armastab nii Jumalat kui ka ligimest. Ta on aus kõikjal, ta on töökas, ta on truu, ta austab vanemaid, ta hoolib ligimesest, ta ei lausu teist inimest kahjustavat sõna, ta ei valeta ega ei oma keelatud himusid. Käsuseadus aitas inimesel Jumala kava tundma õppida ja see oli suurepärane, see oli väga hea ja oma elu nende järgi seada. Aga siin on siis nüüd see teine osa. Kuidas on näiteks sinul õnnestunud Jumala kava järgi elamine? Või kui sa Jumala kava võib-olla ei tunne väga hästi, kuidas on sul õnnestunud oma parema arusaamise järgi toimida? Mööda läinud aastatel ja päevadel ja ka nädalal ja kas või täna hommikulgi. Kuidas on sul õnnestunud elada ja käituda oma parema arusaamise kohaselt? Kahtlemata on igalühel häid päevi ja ilusaid saavutusi. Aga päris kindlasti ei puudu ka allajäämised, kus armastuse asemel tekkis vihkamine, kus kannatlikkuse asemel oli kannatamatus, kus heatahtlikkuse asemel, mida sa tahtsid osutada, ometi käitusid kiuslikult, kus truuduse ehk lojaalsuse asemel ilmnes äraostetavus, kui teine tegi paremaid pakkumisi, kus aususe asemel üsna tühise kasu nimel luiskasid, kus hoolimise asemel oli ükskõiksus, kus teisele Jumala tee näitamise asemel jätsite laial teel käivate inimeste maiste mõnude meelevalda. Ja võib-olla mitmel puhul oled nõnda alla jäänud, et vaimuliku innukuse asemel on astunud käega löömise meeleolu. Ja veel õnnetum, kui ka propageerid seda teistele. Kas tasub ikka nii väga püüda? See on käsumeelsus, see ei ole vaimust. Jumala tee peab tulema iseenesest automaatselt. Head põhimõtted, kui me neid tunneme, kes ei tunne Jumala sõna, siis see heade põhimõtete tundmine on väga piiratud, väga piiratud. Kui me tunneme Jumala sõna, selle sügavusi, loeme vaimselt arenenud inimeste tekste, see avab meie ees hoopis rikkalikuma maailma. Ja need head põhimõtted teevad meile selgeks ühe asja, et nende järgi elamine ei õnnestu. See on oluline tõdemus, kui sa selleni jõuad. Põhimõtted on head, aga nende järgi elamine ei õnnestu. See ei ole mitte läbikukkumine, sest jumalike heade põhimõtete järgi elamine ei ole tavaliselt võimalik. See ongi reegel, et nende järgi ei elata. See ongi reegel. Käsuseaduse järgimisega, kui püüame saavutada kõrgema tasemelist elu ja saavutada õigust Jumala ees, see on väga kõrge eesmärk,
siis see püüdlus on väljavaatetu. Sellel ei ole saavutusi. Näiteks on tippspordis on rekordid, mis kehtivad aastakümneid. Ja kui seda ületatakse, siis nii tibatillukene, kas siis sekundis või sekundide murdosa või sentimeetrid, kuidas seda võtta, või grammides, see on nii tibatillukene ületamine, et maailma jaoks ja inimkonna jaoks ei ole sellel mingisugust tähendust. Ja nii ka meil on head põhimõtted, head püüdlused, aga tõdemus on see, et nende järgi elamine ei õnnestu. Aga tasub püüda, aga ei õnnestu. Ja see ei ole siiski läbikukkumine. See ei ole meile õnnetuseks nendele, kes on päästmata, kui nad ei saavuta oma eesmärke. See on loomulik, see on seaduspärasus, et meie ei saavutagi oma eesmärke. Muidu me oleksime nagu, kuidas on see, Münchhauseni taolised, kes iseennast tõmbavad soost juuksed pidi välja. See on võimatu elada heade põhimõtete järgi. Paljud on läinud seda teed, et laseme põhimõtted alla. Siis jääb mulje, et me midagi oleme saavutanud. Aga see ei ole siiski inimväärne moodus, et lasta põhimõtted alla, et siis on selline tunne, et me oleme ka kuskile jõudnud. Ka mitte innukas variser Paulus, väga innukas ja aus inimene, ka tema ei elanud Jumala väärtuste kohaselt täielikult. Väga palju jäi puudu. Rooma kirja 3. peatükis apostel Paulus tõdeb, et ei olegi õigeid inimesi. Neid ei ole kuskilt võtta. Ainult suhteliselt võib see vahe olla. Jaakobuse 2:10 loeme, sest kes kogu käsuõpetust peab ja eksib ühe vastu, on saanud süüdlaseks kõigi vastu. Me kuulsime siin kopikate otsimisest, see on kõik omal kohal. Aga Jumala riigis see on nõnda, et seal ei ole meil mitte kopikad või rublad või kroonid või eurod või dollarid või frangid või midagi sellist. Et kogume kokku ja koondame ja et plusspool oleks neid rohkem, kui on seal neid väljaminekuid. Et siis oleme meie mäel. Vaid kui meie rikume Jumala põhimõtteid, me oleme Jumala enda vastu astunud. Ega näiteks üks inimene ei pruugi teisele inimesele väga palju kurja teha, aga ta ütleb pilkava, torkava sõna ja ega see ei tule juhuslikult üle suu. See on südames enne olemas ja see üks sõna näitab või üks lause näitab selle inimese suhtumist teisesse ja seetõttu see haavabki. See võib teinekord elu isuga ära võtta. Sest mitte see sõna ei olnud halb, vaid see sõna ütleja südames oli see tigedus ja õelus ja kadedus, kuidas võib olla. Ja nii ka, kui meie rikume Jumala mingit põhimõtet, siis see põhimõtte rikkumine pole see esmane, vaid see näitab, et ma olen võimeline Jumala vastu välja astuma. Ma olen võimeline Jumalaga vaidlema. Ma olen võimeline ka kiusu ajama Jumalaga. Ja sellepärast, kui inimene rikub enda põhimõtet, siis tuleb lihtsalt ilmsiks, et ta on Jumalaga vaenujalal. Ja seetõttu me ei saa neid pisiasju lugeda, et siin ma vääratasin sõnaga, aga teinekord ma ütlesin 1000 kiituse sõna asemele ja see ei korva seda, mis su sees on halvasti olemas. Jeesaja kirjutab, me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigused on määrdunud riide sarnased, 64 peatükk 5. salmi algus. Nii et kõik inimesed, see oli siis jumalakartlik rahvas, aga kõik olid saanud rüvedaks või roojaseks ja kõik need õigused, mida nendel võiks olla Jumala ees, need on kõik määrdunud. Midagi oli ilusat. Kui inimene teeb oma parima, mis tast siis tuleb?
jääb ikkagi patuseks, jääb ikkagi Jumala õigusest ilma. Ta ei vasta Jumala nõuetele, Jumala standardile. Jumala seadus ei ole halb, vaid inimene on halb. Nüüd teine osa. Jumala abi on meile lähedal ja väga lähedal. Apostel Paulus kasutab siin 5. Moosese 30 lõiku 11-14. Sest see käsk, mille ma täna sulle annan, ei ole sulle raske täita ega kättesaamatu. See ei ole taevas, et sa peaksid ütlema, kes läheks meie eest taevasse ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita. Ega ole see mere taga, et sa peaksid ütlema, kes läheks meie eest mere taha ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita. Vaid sõna on sinule väga ligidal, sinu suus ja sinu südames, et seda täita. Ja mõtleme, see oli enne Jeesust. Kui lähedal oli Jumal, siis juba inimestele. Jumala abi ei ole vaja kuskilt tuua. Aga õigus, mis tuleb usust, ütleb nõnda, ära ütle oma südames, kes läheb üles taevasse, see on Kristust alla tooma. Teda ei ole vaja kuskilt tuua. Ta on kättesaadav. Nii nagu vanaseadus ehk käsuseadus oli antud Jumala poolt Siinai mäel. Mooses oli selle vastu võtnud, oli toonud selle alla inimeste keskele. Seda käsuseadust sai tundma õppida ja seda sai kasutada oma elu jaoks. Ta oli niivõrd lähedal, nende oma keeles, kõik oli olemas. Ja sama saame öelda Jeesus Kristuse kohta. Ta on tulnud taevast, isa juurest siia alla, meie juurde. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au, kui isast ainusündinud poja au täis armu ja tõde. Johannese 1.14 on see kirjas. Evangeelium Kristusest ja Kristus ise evangeeliumi kuulutuse kaudu on meile kättesaadav. Me saame Jeesuse Kristuse õpetust ja tegusid tundma õppida ning Jeesuse kutset järgida. See ei ole mitte kuskil kaugel, see on väga lähedal meile. Või kes läheb alla sügavusse, see on Kristus surnuist üles tooma. Nii nagu enne Jeesust, juutide seadus oli nende lähedal, nende keskel, nende käes, nende valduses, nende kasutada. Seda polnud vaja mitte kuskile tooma minna merede taha teiste rahvaste käest. Kristust pole samuti vaja kuskilt tuua, kuskilt kaugelt meie juurde, ka mitte surmavallast tuua. Ta on surnust üles tõusnud, ta elab ja on püha vaimu läbi meie juures. Mingisuguseid erakorralisi sammusid ei ole inimesel vaja ette võtta Jumala abi kätte saamiseks. Need erakordsed sammud on juba tehtud. Jeesus tuli alla meie juurde. Ta jättis oma elu meie eest, ta maeti, aga ta tõusis hauast ülesse. Ta läks taevasse ja Jumala vaimu läbi on ta nüüd meie juures. Mitte ühtegi erakorralist sammu pole vaja ette võtta. Need on juba tehtud, mitte meie poolt, vaid Jumala poolt. Jumala abi on sinu juures, on minu juures ja me saame seda kasutada. Vaid mis ta ütleb? Sõna on sinule ligidal, sinu suus ja sinu südames. Jumala abi on kättesaadav, nii nagu Moosese ajal oli käsuseadus kättesaadav ja seetõttu polnud juutidel midagi öelda, aga meie ei teadnud. Me ei olnud kuulnud. See oli kuuldav, see oli kasutatav. Ei olnud vabandust. Ja sama on evangeeliumi kohta. Rooma riigis kuulutati evangeeliumi. Sõna päästest oli kättesaadav. See sõnum pole mitte uutest nõudmistest, mida Jumal annab, vaid sõna päästjast, kes meid vabastab nende nõudmiste
allajäämisest. Me jääme allanõudmistele ja Jumal tuleb Jeesuse läbi meid sellest päästma. See on meie probleem, et me ei vasta Jumala nõuetele, aga Jumal päästab meid Jeesuse läbi. Jeesus loovutas oma elu, äratati ülesse ja vallas välja püha vaimu. Kõik need on tehtud, see abi on meile kättesaadav. Me siin kuulsime laulust 145 ilusaid lõikusid, ma siit mõnda loen uuesti või veel täiendavalt, ja see näitab, kui lähedal on Jumala abi meile. Jehova toetab kõiki, kes on langemas, ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud. See oli enne Jeesust. Juba siis see toimus nõnda. Jehova on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. Siis ma loen 5. Moosese raamatust 4. peatükist, salmid 6-8. Siin Mooses räägib Jumala seadusest ja selle kasutamisest. Pidage neid ja tehke nende järele, sest see on teie tarkus ja teie mõistus rahvaste silmis, kes ütlevad kõiki neid seadusi kuuldes. See sinane suur rahvas on tõesti tark ja mõistlik rahvas, sest kas on teist suurt rahvast, kelle jumalad on nii lähedal, nagu meie Jumal Jehova iga kord, kui me teda hüüame. Ja kas on teist suurt rahvast, kellel on nii õiglased seadused ja seadused, nagu kogu see käsuõpetus, mille ma täna panen teie ette. Jumal on nii lähedal, tema seadused, tema põhimõtted, need on niivõrd head, ühelgi rahval, mitte kuskil ei ole selliseid. 2. Saamule raamat, 7. peatükk ja loeme siit salmist 23. Ja kes on nagu sinu rahvas, keda Jumal ise on käinud enesele rahvaks lunastamas, et teha enesele nime ja nende ees korda saata suuri ja kardetavaid tegusid. Jumal ise töötab selleks. Jumal on ise nagu otse kui see kangelane, kes vaenlased lükkab ära ja võidab neid ja oma rahvale annab eluaseme, annab tuleviku. Ja Jeesus Kristus on selle veel täiuslikkuseni teoks teinud. Jumala abi päästmiseks patust ja ebatäiuslikkusest on sinu juures täiuslikuna. Mitte natukestki ei ole seda vaja enam parandada ega täiendada. Ja põhjus on väga lihtne, sest evangeelium, mis kõneleb Jeesusest ja keda kehastab Jeesus, see hea sõnum, see on Jumala evangeelium. Rooma 1.1 kirjutab Paulus. See on Jumala evangeelium. Ja see, mis on Jumalast antud, seda ei ole võimalik parandada ega täiendada. Markuse evangeeliumi algusest me võime lugeda kõige esimene salm. Jeesuse Kristuse, Jumala poja evangeeliumi algus. Kui me oleme nüüd koguduse kojas, me loeme piiblit, me püüame seda selgitada, siis see on Jumala antud. Jumala evangeelium. Jeesuse Kristuse, Jumala poja evangeelium. See on meie käes, meie keeles. Me kuuleme seda raadios, näeme ekraanidel sellest, meil on raamatud olemas, on vaimulikud traktaadid ja neid on lausa nii palju, et mõnikord nad jäävad vedelema ja ei oska nendele tähelepanu pöörata. Jumala sõnum on niivõrd lähedal. Ütleme, see on nüüd nende andmekandjate peal, aga oma vaimu läbi on ta ju sinu südame juures. On öeldud, et Jumal on nii lähedal, kui on suu ja kõrvad. See on nii piltlikult öeldes, et kui mina palvetan, kas või vaikse häälega, kõrv ikka kuuleb. Ja isegi kui ma ei tea häält või suu on kinni isegi,
kuidagi sisekõrva kaudu ikkagi nagu kandub edasi. Et Jumal on piltlikult niivõrd lähedal, et meil ei ole vaja ka karjuda ega hüüda. Me teame Vanast Testamendist neid paganlikke asju, kus tehti tohutu kisa ja lärm ja ohvrid ja müra ja kõik. Ja Jumala taevas on vait. Ja seal on inimene, kes on murtud südamelt, kes ei julge pilkusid tõsta ülespoole ja Jumal on tema juures. Ja Jumal vastab temale. Jumal on niivõrd lähedal. Ja 3. osa, Jumala abi on vastuvõtmiseks. See on ususõna, mida me kuulutame, sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratunud, siis sa saad õndsaks ehk päästetud. Evangeelium pole lihtsalt teada võtmiseks, sellise arvestusega, et kui ma väga hätta jään, siis ma kasutan Jumala abi. Ei, see ei ole nõnda. See inimene, kes täna ei ole päästetud, ei ole kristlane, ta on juba täna hädas. Mis häda on sul veel vaja oodata? Sa oled juba täna hädas, kui sa ei ole päästetud. Sa oled juba ohus, maja põleb juba. Me ei oska oma minutitega tunde lugeda, me oleme juba hädaohus. Evangeeliumi teadmine pole selleks, et kui kunagi Jumal mind väga vägevasti tõmbab, et siis ma võtan tema pakkumise vastu. Aga kui ta nii räägib inimkeeli ja nii vaikselt ja no ju siis pole asi nii oluline. See ei ole meie valida, kuidas Jumal peab meiega rääkima. Lastele räägib ta oma isa ja ema kas või õhtu vaimuliku laulu ja palve kaudu ja paljude asjade kaudu. Kui sul ei ole olnud usklikku kodu, siis ta räägib kas või täna siin või raadio kaudu, kui sa kuulad vaimuliku saateid, või südametunnistuses su mõtted võivad rännata nendele radadele, mida Jumal tahab, et sa käiksid. Selline suhtumine, et teine kord, see on solvav suhtumine. See näitab, kui vähe inimene hoolib Jumala armastusest, kes tuli taevast siia, kes koges põlgust, sülitamist, teotamist, hukkamist sinu pärast. Ja kui sa ütled, et täna ma ei vaja sinu abi, teine kord, see on solvav ju. See näitab, kui vähe inimene hoolib Jumala armastusest, kes oma poega ei säästnud minu ja sinu päästmiseks. Jumal näeb väga hästi, et sa ei ole täiuslik inimene. Sinu enda ja minu kogemus, need kinnitavad, et meie elus on päris palju puudujääke. Aastad, mida meie oleme elanud, tõendavad, et mitte midagi ei muutu iseenesest paremuse suunas. Ja samas, kui me vaatame neid inimesi, kes on pöördunud Jeesuse poole, kes on hakanud palvetama, kes on hakanud Jumala sõna lugema, me näeme, et kui nad võtsid Jeesuse Kristuse päästmise vastu, kuidas nende inimeste enesetunne ja nende elu muutusid. Mitte halvemuse poole, vaid paremuse poole. Need inimesed kogesid andeks andmist oma elus. Nad kogesid üleloomulikku rahu. Selgusetutes asjades tuli parem arusaamine. Inimene muutus korraga rahulikumaks, kannatlikumaks, heatahtlikumaks, hoolsamaks, korrektsemaks, kui ta ennem oli. Kui me seda kõike tähele paneme, kui vähe meie elus muutub ilma Jeesuseta, ilma palveta ja kuidas nende inimeste elus, kes Jeesusega on kokku puutunud, kuidas nende elus paljud asjad on hakanud paranema ja muutuma ja uuenema,
ma usun, et siis keegi meie ei tahaks Jumalale öelda solvavat sõna ega mõtet ega eitavat vastust. Ja me oleme siin nüüd teatud kaalukeelel. Me ei taha Jeesusele, kes meid armastab, ei öelda. Aga me ei taha ka jah öelda. See on õnnetu olukord. Me oleme lõhestatud hingega. Kui ma ei ole päästetud, siis ma olen lõhestatud hingega, sest Jumalat tagasi lükata ma ei taha, vastu võtta ka ei taha. Kus ma siis jään? Maa ja taeva vahele. Taevasse mind ei võeta, põrgusse minna ei tahaks. Mis minust saab? Tuleb teha seda, mida sa tunned, et on õige. Ja õige on see, mida ütleb meile Jumal. Mitte mida ütleb ekslik inimene või mida ütleb see halvem mina sinu hinges. Milline ebakindluse piin, kui me ei tee seda, mida me teame, et see on õige. Milline piin, kõik jätkub nii nagu eile, nagu eelmine aasta, nagu eelmine aastakümme. Kõik jääb nagu oli. Apostel Pauluselt on järgmised ahastavad sõnad, mida otse kui lõhki käristatud hing hüüab. Oh mind viletsat inimest, kes päästab meid sellest surmaihust? Rooma 7.24 on see kirjas. See on inimese ohe, kes teab jumalikke häid põhimõtteid, kes tahab neid järgida ja ometi see ei õnnestu. Kui sinu hinges on selline ahastus, siis on see õige tunne. Aga Jumala abi on siiski meile lähedal ja vastuvõtmiseks. See on sõna uskumiseks. See on usu sõna, mida me kuulutame, päästes Jeesusest. Ma olen patune, ma ei saa paremaks, aga evangeelium ütleb, et Jeesus päästab sind sellest. Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratunud, siis sa saad õndsaks, siis sa saad päästetud. Päästetud oma pattudest, saatana meelevallast, mis siiamaani sind sunnib, ja ka igavesest hukatusest oled sa päästetud. Usud sa, et Jumal saatis Jeesuse Kristuse maailma päästjaks? Kindlasti usud. Usud sa, et Jeesus on issand ehk Jumal, et temal on autoriteet kogu universumis? Usume seda kindlasti. Usud sa, et Jeesus on surnud sinu pattude pärast? Usud sa, et Jeesus on surnust üles tõusnud ja elab? Kindlasti tahad sa seda uskuda ja ka usud. Ja polegi kedagi suuremat, keda me peaksime uskuma. Pole kedagi pühamat, pole kedagi targemat, pole kedagi kaastundlikumat, keda me peaksime uskuma. Meil pole ühtegi sellist muret, pole ühtegi sellist kiusatust, millega Jeesus toime ei tuleks. Mitte ühtegi. Mitte ühtegi sellist muret. Ja ma tean ju suurepäraselt, et kindlasti ühele teisel tuleb mõttesse see tunne, aga minul on nii eriline olukord. Mu perekonna olukord on selline, ma ei saa teistmoodi. Mu tööolukord on selline, ma ei saa teistmoodi. Ei ole teistmoodi. Ta on teistmoodi kui võib-olla sinu naabril, aga ta ei ole üldsegi tundmata Jumalale. Ta ei ole üldsegi kättesaamatu Jeesuse abile. Seal, kus on ahastav süda, seal on Jeesus. Ja kui Jeesus on seal, kui sina õied appi, siis saad sa päästetud. Ei ole tähtis, kas sa oled kiusatuses, töö juures, koolis, äris, reisil olles, oled sa haiglas ja hooldekodus. Sellel ei ole mingit tähtsust, sest Jeesus on seal, kus on murtud südamed. Me kuulsime alandlikkusest. Me kuulsime
kuidas inimene otsib ja silmad on peetud. Ta ei pane tähele, kus on võti või kus on tema pliiats. Nad on niivõrd lähedal ja ka Jumala abi on niivõrd lähedal. Me lihtsalt ei näe seda, aga põlvitame, pöördume Jeesuse poole ja korraga meie ees avatakse uus maailm. Meil on üks ainus arukas järeldus. Ma usun Jeesust ja tahan tema abi kasutada. Siis saame päästetud ja saame õndsaks. Me võime tõusta palvele. Ja meie Jeesus Kristus, meie päästja. Siin on üks hulk inimesi, kes on õnnelikud, kes on käinud ka kord pimeduse tieradadel, kellel on olnud ka süda otse kui lõhestatud, sest oleme elanud teistmoodi, kui me teadsime, et peaksime elama. Ka siin meil on olnud protestivaimu. Oleme tahtnud sinuga vaielda, oleme tahtnud usklikega vaielda, aga see on olnud meie teadmatus, see on olnud meie rumalus. Ja nüüd, Jeesus, meie tahaksime sind uskuda. Sina oled meie lähedal. Evangeeliumi sõnum päästmisest on meile lähedal meie oma keeles, nii mitmel kombel ja kujul. Me ei tahaks, Jeesus, jätta seda homsele ega ülehomsele päevale ja edasi minna piinates ja oma lõhestatud hingega, vaid me tahaksime ka hüüda, Issand, kes päästab meid sellest surmajust. Ja me teame, nagu ka apostel Paulus koges, Jeesus Kristus päästab. Sina, Jeesus, oled meie lähedal. Sina kuuled palveid. Sina näed, kui eriline on inimese olukord ja milline on tema kiusatus. See tõesti paistab meile ummiktee olevat, aga sinul ei ole ummikteid. Jumala sõna ütleb, et Jumalal on ka surmast väljapääsu tee. Ja issand, palume, et need kallid hinged, kes on käinud kahe vahel, võiksid selgesti pöörduda sinu ette oma palvega. Ava minu silmad, ma tahan sind uskuda, ma tahan tunnistada ülesse, et ma olen eksinud nii paljudes asjades. Ma olen üks kõver ja kiuslik inimene olnud. Anna Jeesus mulle see andeks. Puhasta mu süda, võta mind oma lapseks. Issand, sa näed, võib-olla mitmed on seda mõelnud varem, võib-olla täna kaasa mõelnud ja palvetanud. Issand, me täname, et sina kuuled palveid. Meie palve ei lähe kaduma, kui see sinu meele järgi. Tänu, issand, sinule. Aamen. Võime jääda seisma ja on neil veel laulda. Sa oled hea, ei paremat sinust ma tea. Ja siis heliplaadid seal ootavad, võite neid soetada ja ka kinkid on väga head. Jeesus sind armastab, oled ainus, kes püsib kindlana. Oled mu kalju päästja, iga hommik su armunus ja püsib su ustavus, su armunus mis hoiab meid. Iga hommik su armunus ja püsib su ustavus, su armunus mis hoiab meid. Sa oled hea, ei paremat sinust ma tean, pole keegi taevas, ei keegi maa peal, su
üks veel kord. Iga hommik su arm on uus ja püsib su ustavus, su arm on see, mis hoiab meid. Iga hommik su arm on uus ja püsib su ustavus, su arm on see, mis hoiab meid. Aga teie, armsad, rajage endid oma pühimale usule ja palvetage pühas vaimus ja hoidke endid Jumala armastuses ja oodake meie Issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks. Ja halastage teiste peale, kes kahtlevad, päästke nad, kiskuge nad tulest välja. Aamen.